paari nädala jooksul mänginud 2 Euroopa suurt turniiri, et mis vahega neil turniiridel on? Ütleme, et Hispaanias rada oli palju kitsam, et kui eksisid rajalt, et siis pidid ikka uue palli panema, et siin Inglismaal rada on palju laiem, et eksimusruum on suurem, aga selle tõttu on greenid palju keerulisemad, et järgmist lööki sealt greenile saada. Ometi kui individuaalses plaanis mängu vaadata, siis Hispaanias nagu raskemal rajal tuli nagu veidi paremini välja. Jah, ma ei ütleks, et väga õnnestunud on see võistlus mulle, et tiimina oleme väga hästi mänginud, aga endal ei ole kõige parem olnud see võistlus. Sa oled nüüd 2 päeva Foursami mänginud ja homme ootab siit ka Foursam ees, et kui keeruline see mäng üldse on, seleta oma vaatevinklist lahti veidi? No ütleme, et Foursam vajab mõlema tiimiliikme ikkagi täielikku panust, et võib-olla ise tahaks paremini, et võib-olla tiimikaaslane eksib, aga siis järgmine rada sina eksid, et seal on vaja kompromiss leida 2 mängija vahel. Homme Šveitsi vastu viimati mängisime teises divisionis mõni aasta tagasi ja poolfinaalis kaotasime päris kuivalt. Kui head šansid sinu arvates on meil homme kätte maksta? No ma arvan, meil tiim on väga heas hoos praegu, et see, et Šveitsile ära teha ei tohiks midagi ulme olla, et ma arvan, me oleme väga suutelised Šveitsi võitma homme. Mark Suursalu, ole hea, võta nüüd päev kokku, et Holland osutus natuke vist liiga kõvaks pähkliks siiski. Jah, ütleme, näha oli mõlema tiimi puhul, et mitu päeva on juba golfi mängitud, et eksimusi oli natuke rohkem kui ütleme eelnevatel päevadel, aga Holland on kvaliteetne meeskond, et neil on päris mitu mängijat maailma 100 sees ka. Kui nüüd vaadata homse peale kiiresti ette, siis homme on Šveits vastas viimati kohtusime nendega teise divisiooni poolfinaalis ja saime suhteliselt kindlalt kaotuse, aga homme on kindlasti omad võimalused olemas või? On küll, et mäletan ise väga hästi seda 2019 Poola võistlust, kus Šveits oli tõesti selgelt parem meist, aga tänane tiim on mitu aastat kõvasti trenni teinud, võistelnud ja oleme valmis lahingut andma.